Küllap on Virumaa mees Hando Kuntro just see, kelle kohta sobib öelda maasool. Otsiva vaimu ja vaba hingega isik, kelle ümber toimub palju ka kõige hallimal argipäeval. Ta on mees, kelle leidlik aju mõtleb välja asju ning osavad käed teevad need asjad ka valmis. Tema silm näeb ilu ja praktilist kasu vidinates, mille koht on paljude teiste arvates pigem prügimäel. Ja üldse, peab elu olema ikkagi huvitav. Nagu me loo peategelane ütleb, tavaliseks ja igavaks kulgemiseks poleks ju vaja hommikul ärgata. Virumaal Salla külas otse Emumäe jalamil elava Hando Kuntro koduaia taga seisab üksik ülielu suuruses mootorrattur. Tundub, nagu oleks ta oma masinale just nüüd hääled sisse ajanud, et kihutada silmapiiri taha. Aga üksnes vähesed asjasse pühendatud isikud võivad ses muretus motomehes ära tunda tuntud poeedi. Ja see on nüüd Aapo Ilves. Aapo Ilves ja Pika Abemaga, ta teab seda ise ka. Tervitused talle, kui ta näeb saadet. Selliseid mastaapseid ja arhailisi puu juures skulptuure on kuldsete käte ja lahtise peaga Hando koos oma loomingulise partneri Pirets Magariga püstitanud kõikjale üle Eesti. 5-60 ringis on neid üle Eesti, on ka Põhja-Soomes. Parruse firma elusuuruses Elevant on Võrumaal. Tartus Kilgi farmis on 4-meetrine 2 jalal seisev hobune. Väike-Maarjas oli. Just, Väike-Maarjas on must ja valge koer. Eelmisel suvel tegime varesse ka juurde. Lapsed hoiavad varesest kinni, ei taha koju minna, armastavad varest. Hiiumaal Kärdla keskväljakul oli väga äge kuusk. Ajaleht, Postimees lugejad hääletasid tol aastal selle 5 aastat tagasi. Kõige ilusamaks jõulupuuks kus juures. Puujuur on üks selline asi, millest on raske midagi teha. Raske küll, aga mitte võimatu. Kuntro tundubki olema mees, kelle jaoks pole olemas võimatuid asju. Ta teebki kõike ise. Kas just peedist pesumasinale trumli, aga vanast traktori rehvist lumesaha teeb ta vabalt. Nii. Siin on sul, nagu ma aru saan, siis ikkagi töökoda, jah? Jah, siin oli kunagi mul ema lehmalaut, aga nüüd on üks minu töökodadest see. Minu kvaliteetaeg on ikkagi siin töökojas. Sa teed vanadest asjadest uusi asju, ja? See on sinu kirg ja hobi. Mulle meeldib jah anda uus elu ja vahest anda ta hoopis teises võtmes. No, siin on nüüd üks pooleks saetud traktori kumm. Ja see on K700, see on Kiirovits, tuntud sõjatehnika. Ja sellest ma teen siis sellele kratile ette lumesaha. Saangi silda pooleks, ta läheb ette, et ta on materjal, ta ei lõhu maapinda ja sellega saad sa lükata siis lörtsi ja sulalond ära. No aga sellel kratil oli ees ju sahk. Ja, aga see metall hakkab lõhkuma pehmet maapinda. Aga sellega seda probleemi ei teki. Traktori rehvis sahk on siiski köki-möki võrreldes äsja valminud masinaga, mida Kuntro sealsamas töökojas peidab. Nüüd oleme päris ootamatu masina juures. Ta on kindlasti oma kujunduselt maailmas ainulaadne. Ta on ise liikuv liivaprits. Ise juhitav. Rool, tal on mootor, sa suunata sinna minna kuhu vaja. Et see on tehtud nüüd täiesti vana rauast. Aga prits iseenesest on kaasaegne, see on nüüd vabrikutoode. Vana rauast on tehtud siis kogu see käru ja see majandus. Kogu see korpus, jah. Võib öelda, et sellist riistapuud sundis meistrimeest looma elu ise. Algselt ma tahtsin omale pojale teha lihtsalt ühe kiire mõnusa vahva traktori, millega ta saaks nagu külameestel käia või linnameestel abis tööl. Paneb oma tööriistad peale, aga see on arenenud nüüd paari aasta jooksul. Kuna ma taastan neid vanu RS traktoreid, et neid puhtaks saada, siis siiamaani ma olen need 2 tükki teinud terasharjaga ja siis kettaga. Aga see on niivõrd suur töömahukas töö, aga liivapritsiga on moment ja ta on puhas, et ta ongi tegelikult vajalik. Nii liivaprits kui ka värviprits. Värviprits ja puhastus ja rehvi vaja täis lasta. Et nad on nagu koos kompleksselt ka, et ma ei pea kuskilt kuurinurgast neid otsima, et nad ongi kindla koha peal. Et see on nagu Šveitsi nuga. Jaa. Kõik vajalikud riistad on ühes koos. Kõik on koos. Ta tuli hästi välja, ta töötab hästi ja mulle meeldib tema disain ka. Ma vaatan, siin on kontoris tuttavad toolid, ütleks või? Jaa, vanad arvutitoolid, jällegi taaskasutus. Vana tünn mootorikateteks ära kasutatud. Nii. Siis on elektrikilbist võetud vana Fordi peeglid, et sa ikkagi taha ka näed. Mis on peidus inimestel kuuri all, jah? Jah.
Need kuulsad traktorid, mille taastamisega Hando tegeleb ning millede puhastamiseks oligi kogu seda eelmist kaadervärki vaja leiutada, peidavad ennast töökoja kõige tagumises nurgas. Traktor on tehtud Saksa Demokraatlikus Vabariigis. Mark on tal RS09 ja siis, kui ma sain 60, siis ma mõtlesin, et juubelikingiks taastaks ära ühe, nagu ta võis olla vabrikust tulles. Osa asju saab Eestist kätte osta, osa asju saab Saksamaalt, näiteks umbutajad on Saksamaalt tellitud katted asjad. Kõike on võimalik saada, kas on meeletu töö ja tegemine. Ja kui sa ühe masinaga juba oled pikalt koos ja jändad temaga, siis lõpuks kasvab sellest välja väga lähedane suhe. Ta ongi nagu pereliige, ta on sõber. Traktor? Just, nii nagu koduloom. Sa pead tema eest hoolt kandma. No, seda küll. Ja temaga rääkima ja pai tegema ja kui ta on tubli, teeb oma tööpäeva ära, siis lähete sisse. Ja nii kui sõimad, nii jääb seisma? Ei tohi, ei ole vaja. Ja. Mis sa ikka sõimad sõpra? Kui tohib, teeme siit väikese põike Hando Kuntro välikäimlasse. See, vabandage väga, pole mingi tavaline peldik. No see on meie majapidamise kõige kuulsam ruum. See on konverentsiga avatud välikemmerg. Konverentsiga avatud? Jah, pidulikult avatud. Siin on 50 tegelast oli peal. Peeti kõnesid, pärast söödi head asja paremat, kes tahtis sai kasutada välikemmergut ka. Võiks öelda, et selles kemmergumajas saavad kokku ajaloosündmused ja tegelased mitmes erinevas kihistuses ja vormis. Ja, Lenini kõned, palun väga. Plaatidega? Plaatidega, just. Nii. Taas kasutatud kümblustünn, Tallinna lennujaama põrand, sinimus. See materjal? Materjal on Tallinna lennujaama põrandalt pärit. Oho. Ja. Nii, aga sa ütlesid Lenini või kelle kõned sul? Lenini kõned, pakendi seest võetud lausa. No aga siin on ka Beatleid, ma vaatan. Ja, Beatleid, kui ma laps olin, siis ma loopisin neid ja meil ei olnud lendavaid taldrikuid. Ja siis ta deformeerus ära ja siis ei saa teda enam kuulata. Iseenesest on mul nagu kahju. Ja. Nii. Siis saab siin vaadata ajalugu, kes ei ole riigiga rahul. Palun väga. Kõik need punased nurgad. Kõik on punased olemas, väga uhked. Mul on isegi osad meeles. Aga kas oskab potilistuv unistaja arvata, et sel välikäimlal on varuks veel üks üllatus? Aga mis see on seal? Siin on palun tõmba vesi ka peale. Siin kuivkäimlas? Kuivkäimlas ja kui sa tõmbad vee peale, siis siin võib juhtuda selline asi, et inimene ehmatab. No, miks? Sellepärast, et rähn tuleb hoopis seina pealt maha. See siin inimene tõmbab vett, ehmatab koti pealt püsti ennast. Ehmatab koti pealt püsti, tõmbab, ehmatab ja laseb selle viimase ka, mis jääb soole sisse. Nii tuleb see kõik maha. Ja, just, et tuleb ilust. Ja rähn läheb uuesti tagasi uut ohvrit ootama. Mu isa Potsepa Aambrist tehtud. Tore loom. Kui me juba Sallas oleme, siis tuleb ka seltsimajast kas või korraks läbi astuda. Võib vist öelda, et ka see maja on omal moel taaskasutuse etaloniks. See maja on tore, tema on saarejärgne maja, aga mind isiklikult puudutab ta oli minu lapsepõlve kodupood teisel pool ja siin, kus me praegu hetkel viibime, oli siis õpilaste käsitööklass. Siin me reisime, ööveldasime, tegime oma plekkkühvleid. Aga täna on ta meie MTÜ Salla seltsimaja valduses. Aga mida siin tehakse? Mis elu siin käib siis? Siin käib kultuurielu. Kui sellist seltsimaja ega seltsi elu ei oleks, mis küla see siis selline oleks? Küla oleks oluliselt tühjem, küla oleks oluliselt vaesem. Oluliselt vaesem oleks küla ka ilma bussipeatuseta, mis asub otse seltsimaja kõrval. Teie tehtud jälle? Ja koos Piretiga ikka tehtud, nagu me teeme neid kõiki asju. Kui sa elaksid siin, oleksid sa juba kodus. Mina olen hetkel kodus. Tavaliselt peatus on üks selline plekist, klaasist putka ja kogu lugu. Harva kui pinki on. Siin on ikka peaaegu et terve maja. Ja, me oleme Piretiga loomingulised inimesed. Me ei taha selliseid asju, nagu on teistel. Me ei tule hommikul selle mõttega üles maast, et me teeme sita asja. Ja, me tahame sellepärast ei maksa küll tõusta. Just. Aga see üks asi, mille pärast tasub voodist tõusta, võiks olla Hando töökoja nurgas seisev pealtnäha tavaline kast. Tegelikult on see imekast. Oi, see oli tore. See on tore asi. Ja siia Eesti Kaitseväe padrunikasti sisse on ehitatud selline masin, mis oskab ise joonistada. Oda, mida joonistada? Ta joonistad see maastiku. Paned soodaga teed laua kokku või Coca-Colaga paned talle siis need särina peale ja ta hakkab kõrge pingega joonistama. Ja sa vaatad, joonistus on jõudnud siiamaani, võtad ära ja siis suunad ta mujale.
ta nagu mingisuguse kiirega siis vead sinna. Ta kõrge pingega joonistab, jah. Et sa suunadki ta, paned laua sisse ja siis teise paned peale, siis hakkab siin tekkima selline leek. No, ta söövitab laua sisse selle mustri. Eriti kihvt on see, kui see leek omavahel kokku plahvatab. Siis tekib selline suur süvend. Vaata näe, kui nüüd vett sai rohkem. Et nüüd paned näe. no aga joonistada saab ju pliiatsiga, milleks see kõrge pingega joonistab. Aga sellepärast sellest tekib nagu ruumiline kujund juurde. Ma olen teinud niimoodi, et ma joonistan pliiatsiga ette ja siis näiteks kitse perekonna ja siis lasin talle rabamaastiku sellega juurde. Ja need põhjad saad sa ära värvida, kas siis lumiseks või roheliseks ja siis pesed ta puhtaks, siis ta jääb üliäge. Kerge sellise adrenaliini laksu all pead kogu see asi. Et sa lähedki nagu sinna rolli sisse ja see on üliäge. Mis see on, mis sind paneb tegema neid asju? No minus on väga palju veel säilinud seda last. See sisepõlemismootor, see ei ole ennast veel ära käinud ja mul on tunne, et ta ei ole mitte Zapaka oma, vaid Porsche oma. Aga see uudishimu, nagu ütles Lennart Meri, uudishimu, see viib edasi ja see on mul olnud kogu aeg. Ma mõtlen, et kui mehed, kes seal korterites istuvad, et ma ei tea, tehke midagi oma ajaga. Ärge minge tuimaks kätte. Tuimaks virisejaks. Just, ei tohi seda teha. Kelle ainsaks rõõmuks päevas on juua ära üks pudel viina. Või pokk peale veel. Jah, no võib-olla mõni saab siis inspiratsiooni. No loodetavasti, et ega see on ju nakkav ka, et kuidas sa inimestega suhtled. Et tark inimene annab sulle juurde, ega ta sult ära ei võta. Ja lolli inimesega ei tohi suhelda. Ei tohi. Ta tõmbab su enda tasandile ja võidab kogemusega. Üks mõte veel, mida tahaks rõhutada. Peaaegu kõike, mida eluks vajame, on võimalik osta. Mäletate, paar nädalat tagasi oli täistunnis terve lugu sellest, kuidas suured Hiina veebikaubamajad on asjade ostmise imelihtsaks teinud. Aga võib-olla ei peaks ostma uut asja enne, kui vana on päris lõpuni kasutatud ja pärast seda veel teistmoodi kasutades ka teisele ringile saadetud. Kuidagi nii võiks see mõtlemine ju moodsal säästuajastul käia, kas pole? Head rahvusvahelise taaskasutuspäeva jätku teile kõigile ja kohtume ikka teisipäeval kell 8:30.